tere, teie siin juba, ma kohe tulen. Minu jaoks on see faktor eelkõige see maja vaimsus. See vaimsus, mida kannavad need inimesed endas. Need õpetajad, kes on hästi pühendunud, andekad, oma ala professionaalid ja samas need rõõmsameelsed ja õpihimulised õpilased, mingi vähem tähtsad pole ka vanemad, kes on väga koostöövalmis ja alati olemas, kui vaja. Selle maja või kooli faktoriks on kindlasti ka need võimalused laste mitmekülgseks arenguks, et lisaks nendele hobidele, huvidele, mis nad saavad koolis teha, toimub ka aastaringselt väga palju põnevaid ja toredaid sündmusi. Tegutsena paneb see koos tegemise rõõm ja energia, mis selle sündmuse ettevalmistamise ja selle sündmuse toimumisega kaasas käib. Et alati nii raamtantsu eel kui moesündmuse Roosad kääriteel on nüüd nädalaid varem juba koolis suur ootusärevus ja elevus ja parim osa sellest osa saada on ise kõike seda kaasa tehes. Ja see on hea võimalus ka rohkem suhelda enda õpetajatega, kellega igapäevaselt väga palju kokku ei puutu. Ja hästi tore on see, et see ääretult positiivne energia annab ka head hoogu õpilastega ainealaselt tegeleda. Minu jaoks Rammkooli rosinaks eelkõige need traditsioonid, mis on alguse saanud juba kooli loomisajast ja mis on ka lisandunud see aja jooksul. Olgu nendeks siis 1. septembril õpilaste tervitamine koolitrepil, loomislaul, kultuuriminutid Valge klaveri juures, vabariigi aastapäeva etendus, loodusklass, keelereisid ja nüüd võiks seda loetelu isegi jätkata. Rosinad, ka igapäeva koolielus võib leida rosinaid, olgu selleks kolleegi hea nali või õpilase siiras kallistus. Ja kõige suuremaks rosinaks on see maja ise, mis asub niivõrd looduskaunis kohas. Et alati, kui majja saabuvad külalised, siis nad imetlevad seda vaadet, mis klassiakendest paistab. Et pikalt majas olnud nüüd juba 18 aastat võiks arvata, et olen harjunud selle vaatega, aga sellegi poolest ma imetlen ja naudin seda ilusat loodusvaadet jätkuvalt. Mis see siin on? Vau! 20 rosinat! Vau! Oodatud sündmus! Aitäh! Suur tänu!